Tšau! Tule valmistad täna koos minuga kõrvitsasnäkke ja ühte ma teile ütlen, et mitte kellelegi ei anta rohkem, kui ta jaksab kanda. Igal juhul tuleb nüüd kuskilt otsast mul seda kõrvitsat lahkama hakata. Ma võtan oma lemmiknoa, millega ma peaaegu kõike hakin ja see on selline pisikene lihanuga. Mul on küll ka teisi nugasid kodus, aga miskipärast see on minule kõige käepärasem. Ja nüüd ma hakkan seda kõrvitsat lahkama. Vot selline ilus kõrvits. Nüüd ma õngitsen siit kõrvitsa seest sisu välja. Võib-olla viitsin seemed kuivama ka panna. Ja siis hakkan sellest kõrvitsa sisust selliseid kange lõikama. Ma hakkisin mingisugused kangid, filigraansed ja kenad nad just ei ole, aga sellest on nad originaalid ja ehedad. Ja tulid täpselt nii, nagu noalt tulid. Muidugi mõista tuli mul siit ka selliseid kuubikuid ja kolmnurke ja ühesõnaga mingeid selliseid asju, millest ma ei hakka kindlasti tegema kõrvitsasnäkke või kõrvitsavriikeid, nii nagu keegi nimetada tahab. See sisu, mis kõrvitsast järgi jäi, selle ma kavatsen ära blenderdada ja säilituskotiga külmkappi panna. Pisut tekkis ka kõrvitsaseemneid. Need ma tõenäoliselt kuivatan ära. Ja kõrvits ise, kuna ma päris kindlasti suurt kõrvitsat täna ära ei tee ja mul on teile veel suurem kõrvits olemas, siis ma mässisin selle toidukile sisse. Nii et see jääb järgmist toidukorda ootama. Nüüd jätkame kõrvitsafriikate kõrvitsasnäkkide tegemist. Ma panen siia kaussi riivsaia natukene. Ja panen siia sisse ka parmesaani juustu. Ja segan selle riivsaia ja juustu segamini. Panen pisut veel riivsaia juurde. Nii. Siin on siis nüüd riivsaia ja juustu segu. Nii, ja nüüd on aeg snäkid ette valmistada. Selleks ma panen siia kastrolisse kuigi palju soola. Äkki umbes pool lusikatäit. Sest teisi maitseaineid tuleb veel. Siis paneks siia veel täiesti suvalisi maitseaineid, panen aroomisoola kuigi palju, sest aroomisoola annab ainult head maitset. Siis panen natukene küüslaugusoola. Nii. Ja panen ka liha üldmaitseainet. Nii. Siis ma panen muskaatpähklit jahvatatud kujul. Nii, siis panen natukene tšillipipart. Sellega ma ei taha liialdada. Siis panen mustapipart. Seda ma võin juba ohtramalt panna. Natukene kannepipart. Lihtsalt sellepärast, et mul on teda kodus, aga te ei pea seda panema. Panete oma maitsemeelde järgi nii nagu tahate, võib-olla piisab ka ainult soolast ja piprast ja kallan siia ka
toiduõli. Ma tõesti ei tea, miks ma nii suure kastruli võtsin. Ehk mõtlesin, et panen kõik need kõrvitsalised siia sisse. Aga olgu, vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Oluline on see, et maitseained nüüd omavahel seguneksid. No võt, mul näeb see maitsesegu umbes selline pruun õlipuder välja. Tõin lagedale kahjuplaadi, mille asetasin juba küpsetuspaberi. Siia kastrulisse panen juba mõned niinimetatud kõrvitsakangid. Teen nad õli ja maitseainetega kokku. Välja näevad nad vot sellised. Ja siis need kangilised lähevad ilusti kenasti kõik ükshaaval siia riivsaia sisse. Riivsai on juba ilusti juustuga segatud, siis asetan need kangid kahjuplaadile. Esimesed kõrvitsafriikad on juba panni peal ja nüüd ma panen need kõrvitsafriikad või siis kõrvitsasnäkid, kuidas keegi neid nimetada tahab, 20 minutiks 200 kraadi juures ahjus küpsema. Nii ilusad ja nunnud.